Tere sulle, kes sa selle kanali parasjagu leidnud oled. Selle kanali sünnilugu oli päris pikk, nii nagu kõik sündimise lood. Algul kannad ja kasvatad ja siis ühel päeval on aeg sealmaal, et enam rohkem ei saagi oodata. Ja minu jaoks sai see aeg siis nüüd sinnamaane, kus enam ei saa oodata. Aga selle kanali sünnipõhjus on selles heitlikus maailmas, kus me praegu elame. See maailm on muutunud nii ettearvamatuks, nii kummaliseks, et aeg-ajalt tundub, et kus siit üldse on võimalik pidet leida, mida uskuda. No kui vaadata kas või seda praegust poliitilist maailma, siis kes oleks meil küll võinud uskuda, et saabub jälle aeg, kus maailma valitsevad sellised moraalitud võimuhullud tegelased, et kõige kõrgematelt tribüünidelt antakse meile selliseid etendusi, mida me täna näeme, kus sõna ei maksa mitte midagi, see antakse ja võetakse. Aga selles maailmas me elame ja me peame ikkagi siin ka kuidagi tasakaalu ja mingisuguse korrastatuse leidma, et kuidagi edasi elada. Ja mõistus justkui ei anna meile enam neid vastuseid. Ja võib-olla oligi mõistuse hääl selles maailmas, kus me elasime, väga vali, võib-olla liigagi, et südame hääl jäi justkui tahaplaanile. Aga mõistus ja süda peavad alati käima käsikäes. Mõistus ilma südameta võib saata korda tõelisi koletegusi. No just selliseid, nagu me neid praegu näeme ja nagu neid on muidugi ajaloos ennemgi nähtud. Ja taas kord elame me sellisel ajajärgul. Et minu meelest ongi nagu aeg, või me nagu peaksime, igal juhul on meil kõigil nagu vastutus, et mitte kuidagi selle hirmu ja kaosega kaasa minna, sest energia loob. Mida rohkem hirmu, seda rohkem energiat. Seda rohkem energiat me sellele anname. Ja mina olen jõudnud küll nagu oma sellistes mõtisklustes ja olemistes selleni, et me peame hakkama kuulama enda südame häält. Südame hääl on väga vaikne ja teda saab kuulda vaikuses. Ja minu meelest ongi nagu kõige olulisem praegu meil leida 2 väga olulist ressurssi, leida aega endaga olla vaikuses. Vaid niimoodi saame me nagu enda tõelist olemust kuulda ja kuulata. Ja minule sai selleks ajaks, kus ma hakkasin just oma südame häält paremini kuulama, see hullumeelne koroonaaeg. Just see aeg, kui aeg justkui peatus ja me saime nagu oma oravaratastest välja. Ja jäi järsku ootamatult sellist vaba aega. Ja minu jaoks oli see aeg, kus ma hakkasin uuesti tegelema oma luuletustega. Ma hakkasin neid üles otsima, neid kuidagi korrastama. Mul ei olnud nende jaoks nagu eriti kunagi aega. Nad tundusid ikka, et need on sellised vähem tähtsad asjad. Kõik muu igapäevane toimetused, sebimine, elu, kõik on tähtsam. Et mis need luuletused ikka? Ja ma hakkasin neid nagu taas avastama. Ja ühtäkki nad tundusid mulle, et nende seas on ikka täitsa selliseid ilusaid, mis mulle endale meeldisid. Ja siis tuli selline hull mõte neid hakata ka teistega jagama. Sedasi vaikselt ettevaatlikult proovisin ja mitte midagi hullu ei juhtunudki. Üks luuleklubi oli Facebookis veebi tegutsema asunud,
et seal osaleda, tegin video elus esimese. Niimoodi ma õppisin neid videoid tegema. Ja mõne aasta pärast olid need luuletused tulid minu ellu täiega tagasi ja sellel aastal ilmus minu esimene väikene selline luuleraamat, luule- ja mõtiskluste raamat. Need on kõik need luuletused on minu südame hääl. Kõiki neid olen ma kuulnud vaikuses. Ja kõige kergem on leida vaikust väga-väga varajastel hommikutundidel. Ja minu ellu tulidki need väga-väga varajased sellised hommikutunnid, küll üsna proosalisel põhjusel. Mul sündisid meie perre tulid lapselapsed ja nad olid sageli meil ja tema ja isa saaksid vahel kauem magada. Ärkasin ma nendega väga varastel hommikutundidel. Sealt vist jäigi harjumuseks, et vahel ma ärkasin siis ka, kui ei olnudki väga vaja. Ja ma sain aru, kui imeline aeg on hommik. Hommik on tõsiselt eriline aeg, see oleks nagu mingi puhas valge paber, rikkumata leht, kõik algab uuesti. Ja minuni jõudis nagu tõdemus, et aeg on ajatu. Iga päev on uus loomine. Ja nii nagu me hommikul päeva vastu võtame, nii nagu me ennast nendel varastel hommikutundidel seadistame, niimoodi nagu tulebki see päev. Et tekkis see teadmine, kui palju on meie enda kätes. No ilmselt just sellisel nagu enda õigeks seadistamisel, sellisel energeetilisel tasandil. Ja ühel päeval tekkiski mul selline mõte, et terve raamat on täis sellist südame häält. Ja ma mõtlesin, et ma hakkangi sellel kanalil jagama enda mõtisklusi ja neid luuletusi ja erinevatel teemadel, võib-olla mis parasjagu kuidagi tõstatuvad või tunduvad olulised, lihtsalt vestlema. Ja eks siis vaatame, kas see kanal kõnetab kedagi, kas ta leiab kuulajaid. Aga täna on selline esimene video ja ma loen oma luuleraamatust ka paar luuletust siia. Või alguses võib-olla isegi ühe sellise väikese hommikuse mõtiskluse, kus on aega. Ma ei pea kuhugi minema, saan olla. See on väärtuslik aeg. Ma ei pea midagi, aga võin kõike. Sellisest päevast kujuneb tavaliselt tegus ja hea päev. Taevas on mere poole vaadates sünkjas, selline eriline, tume, raske sinine. Linna poole vaadates on heledam. Toas ei põle ühtegi tuld. Lume ja taeva valgus täidab ruumi. Toa aken, kus ma istun, on suur ja avar. Akna kaudu on õu alati mul toas. See on ilus. Kui on aega, istun ma alati selles toas. See on meie aega küll tuba. Ja kui ma kuulen vahel räägitavat mediteerimisest, siis tean, et olen seda alati selles toas teinud, ise seda teadmata. Vaade aknast puhastab, rahustab ja ülendab. Lumeraskus on murdnud mändide oksi. Kassi jäljed lähevad üle terrassi katva lume. Kenasti astutud. Sireliseemned ootavad linde, aga veel on vara. Nad tulevad hiljem. Laternapostid valgustavad lund soojaks. Üle välja paistab süsimust raagus rahu. Taevas selle kohal muutub aina heledamaks. Ja just praegu kustusid laternad. Hommik on sealmaal. Lumesahk lükkab lund. Vilkuvad tuled püüavad pilku ja ma soovin talle jõudu. Nii traktorile kui juhile. Neil läheb seda vaja.
ja luuletus. Hommiku hakul, kui öö tasapisi taandub, taevas avab oma silmad ja puud hakkavad hingama, tulen ma tagasi endasse. Kaugelt ja lähedalt kogunen kokku ja olen täiesti terve, üleni mina ise. Puhanud meeled nautimas tühjust, enne uut jagamist, jagunemist tükkideks, osadeks, siia-sinna end andes, päeva kandes. Ja vast üks luuletus veel hommikust. Puudevarjud tumedana ümisevad algust, ida taevas aimata võib uue päeva valgust. Roosakas on tema jume, armust on ta antud. Algus pole iial tume, vaid lootus kiirtest kantud. Südamesse luban ingli, päeva tõusuleegi. Loomises ma olin kohal, olin selles keegi, kelle süda tundeid tuksus, ilma ilumaale kutsus. Sulle sosistasin ka, ole helde, tunnista. Nõnda loodut luuaksegi päevast päeva üle. Osaliste südametest sõltub päevas üle, mis seal on ja mida pole. Ma arvan, et 3 oleks paras. Loon. Ja olgu siis ka hommikust. Olgu seekord kõik luuletused hommikust. Niimoodi näitas mulle ja näitab mulle minu süda hommikut selles vaikuses. Varane ärkaja osa saab imedest. Sünnimärkaja valida nimedest. Ristides päeva end sellesse sean. Nime, mis andsin, mina vaid tean. Päev tõuseb minusse, koidib mus loidab. Sellises ilus enda armastust hoidab. Kõik paisub pühaks, ma nimesel annan. Nii nagu nimetan, nii ta mind kannab. Ja ilusaid nimesi kõikidesse algavatesse päevadesse. Et nimetame me neid nii, nagu me tahame, et nad meid kannaksid. Ja tõepoolest tundubki vahel, et üks maailm ongi lõppemas. Füüsilises maailmas jäävad küll kõik maad ja veed oma kohale, aga mina arvan ja ma tunnen, et muutub inimene. Inimene muutub, inimene avaneb väga paljule uuele, mis on meid ootamas. Aga seekord nii, kindlasti ei saanud see video kuidagi väga täiuslik, ma tunnen, et ma olen üsna pinges. See on esimene selline, võib-olla küll nad edaspidi lähevad vähekese vabamaks ja rahulikumaks, aga ma tahan vabandada ka selle eest, et ma tean, ma proovisin, sellel arvutil on väga halb mikrofon, et minu hääl on nagu, ma ei tea, nagu plekk ämbrist kuidagi tuleks, aga ma ei osanud sellega mitte midagi teha, aga midagi kindlasti annab teha või kuidagi uus mikrofon või midagi, et ma arvan, et teine video tuleb juba loomulikuma häälega. Aga ma soovin teie südamest ja teie südamesse kõike head, tasakaalu, harmooniat ja rahulikku meelt. Kui meie kõik muudame ennast tasakaalukamaks, rahulikumaks, juba siis muutub maailm ju tegelikult paremaks. Täpselt meie jagu
Ja kujutlege nüüd, kui seda teeksid kõik inimesed. Me ju kõik teame, muuta on võimalik ainult ennast. Kõik muu on tühipaljas kisa. Selline mõttekaabel tahtis tulla, las ta siis tuli. Nüüd aga järgmise videoni.